Tere, tere! Mina suundun praegu arstile proove andma. Nii et olen siin siuke varajane. Kell on mingi 8 läbi natukene. Ja siin autos võib sõidab see kaamera ringi. Aga jaa, ega ma tegelikult mingit, ma ei tea, mul midagi väga asjalikku polnudki öelda tegelikult vist. See vlog peaks tulema siuke lühikene, et ma üritan neljapäeva õhtul selle üles panna. Ja siis nagu juba eelmises vlogis mainisin, et esmaspäevane vlog hilineb. Kui vastik. Kui see niimoodi sõidab, nüüd ta tegi selle pildi nii pimedaks ka muidugi. Aga jaa, et need hilinevad ja siis reedel peaks üles minema veel, ehk siis pärast seda vlogi. Ma loodan, ma üritan teha nii, nagu ma siin räägin, et ma teen, aga peaks üles minema siis küsimuste-vastuste video. Et seda ma mainisin ka eelmises vlogis. Võt nii, siuksed plaanid siis nii, et see nädal on lausa 3 video kord. Et siis see esmaspäevane vlog siis nüüd neljapäeval see ja siis reedel küsimused vastused. Vot. Siin oleks ka seda. Noh, kleepuvad seda mingit asja vaja või midagi, mille külge see kaamera kinnitada, et ta ei sõidaks niimoodi ringi, sellepärast et siukseid mingeid suuri pöördeid ja pööramisi ja asju on ikka oma jagu. Ja tegelikult isegi vahepeal mingite kohalt võttudega võib nagu kaamera sõitma minna, et eriti meil seal Lexuses on niimoodi, et hakkab sõitma. Jah, aga ilm on mega mõnus praegu. Mingisugune, mis on mitu kraadi on, 15 kraadi näitab, et on. Panin endale ilusti tagi selga, et lähen pärast jalgsi koju, aga ma arvan, et mulle lähe seda vaja. Sellepärast, et nii palav või noh, nii soe on lihtsalt ja tuulevaikne on ka, nii et see 15 on varjus ju, nii et tegelikult on näitsa rohkem. Vereproov tehtud, võetud, antud, mis iganes. Ja kuna ma pean 5 minutit nüüd kätt kõverana hoidma, siis ma mõtlesin, et ma panen kaamera filmima. Et ei oleks siin igav niisama istuda. Võt, oleks rasedakaart kohe kordades kõhnemaks, sest kõik saatekirjad ja verekaart võeti ära. Nüüd on ta jälle siuke õhukene. Aga jaa, tulemused saan homme teada. Nii et eks ole näha, mis seal mulle öeldakse. Ma ei teagi, kaua mul see käsi siin juba kõver on olnud. Et kas ma võin varsti nagu liikuda või mitte. Aga ma ei tea, kuidas teiega on? Mina olen näiteks ei, see on siin kinni küll. Mina olen siuke, et mina nagu verevõtmist üldse ei karda. Ja jah, see on korras. Ja mul on veel niimoodi ka, et ta tahtis mul paremast käest võtta. Ma ei tea, miks talle siin see veresoon ei meeldinud. Need on mul alati ilusti kõik väljas. Ja siis võttis vasakust.
aga igatahes ma alati teiega vaatan ka veel, kui see nõel sinna sisse läheb ja kui tal need see ampullid hakkavad verd täis minema ja seal ma tundsin, mul läks vererõhk täiega lakke, nii et kui vererõhk kõrge on, siis veri tuleb hästi kiiresti sinna ampulli. see seal purskas niimoodi, et see veri vahutas. Nii, aga ühesõnaga, et ma ei karda kunagi ja siis ma alati nagu vaatan just nagu, et kuidas see nõel sinna naha sisse läheb ja kõik selline asi. Et eks ta on nagu valus ja ebamugav muidugi, aga minu meelest on palju põnevam vaadata ja tavaliselt ma nagu seekord ma teadsin, mis mul võetakse, sest ma oskasin seda nagu sealt saatekirjalt nagu välja lugeda, sest eelmine kord ma vist, kui verd pidin andma, siis ma ei vaadanud, aga igatahes siis ma mingi küsisin seal selle õe käest, et mis mul siis vaadatakse ja rääkisin juttu temaga ja ma tavaliselt nende verevõtjadega ikka räägin vahel, et kunagi, kui mul mingid südameuuringud olid, siis pidin ka verd andma ja päris palju ja siis ma küsisin talt, et kuidas seda nagu niimoodi purskab praegu. Et kas see on sellest, et mul on pulss kõrgest, ütles, et ei, et see ei ole mitte pulsist, vaid vererõhust. Ma okei, see on mul ka kõrge praegu. Sai oma maiuse kätte ja siis ei siia niimoodi vahtima. Ma olen ära, Jaljust jõudis koju tagasi. Lähen ka ära. Ma olen enne. Tšau. Siis kuiki ära, tšau. Sa käisime just. Ringpoes. Jaa. Aga tegelikult ma ei tea, kuidas ta häält pidab nii pidi, aga ja me käisime just ossime endale maja taha kastmiskraanile ühe jublaka. Sest ma ei saa muidu voolikust kasta ja ma ei taha oma kõhuga seda. Vitsi. Ei, ma ei taha, mul on raske seda kastekannu vedada. Issand, miks ta niimoodi patkinud on? Ei, no ma mahun, aga ma ei saa ust lahti. Tee palun uks lahti või tee seest poolt. Ma naeran seda, et inimesed pargivad suvalt eks auto kõrvale, aga ma tahaks vahepeal, et mul oleks silt siin, et siit uksest liigub rase. Et ma päris nii kergelt ei saa nagu, et mingist pisikesest praost enam sisse ei mahu. Ja kuidagi meil satub alati niimoodi, et me peame käima kõikides poodides umbes. Need me oleme Selveris väga, sest ehituspood on Rimmimajas, aga loomapood on siin. Ja kõige haigem on veel see, et siit loomapoest me saame heina. Ja siis Bossest, mis on veel kuskil natuke eemal. Sealt me saame seda krõbinaid. Rimmis olid mingid sellised küpsised ka. Mind kohe tõmbas see, et siin on mingisugune täidis sees. Ja need me võtsime juurde lihtsalt sellepärast, et seal oli, et 2 pakki on 2,50. Pakkumistohvridel on 8 hommikul ja õues näitab 16 kraadi sooja ja tegelikult meil magamistoa kraadikilas näitab 18. Nom-nom. Istusin enne bikiinides terrassil ja naabril tulid töömehed. Ja ma mõtlesin, mis ma teile nüüd siis selga panen. Ja miski sundis mind seda playsuiti selga proovima. Mõned võib-olla mäletavad teist seda mingist Iidamast Aadamast ajast. See on mul tõesti mingisugune 3-4 aastat kindlasti olnud ja see ei ole üldse isegi mitte veniv materjal, aga selge läks ja ebamugav ka olla ja läteks ta muidugi siit kõhu pealt natukene on pingul, sest nagu ma ütlesin, ta ei ole veniv materjal ega midagi. Aga 8. kuu ja mul lähevad mu vanad riided veel selga, nii et win! Sul on seal? Jätis.
Need on Twisterid. Jah, Twister. Nüüd me ei ole proovinud. Millumas oli? Must sõstra, maasika ja vanilja. No aga tee lahti, proovi. Mis mõtsid on? Ma ei julge enne õhka. Must sõstra. Ja mul on näts just suus, sest see raudselt. Ma rohkem küll mõne. No. Hea maitse on. Veidi siis. Aitäh. Ja muljed. Nii, jah, nagu oleks mingi, ma ei tea, mustika moosi söönud. Ei, mitte mustast, jah. Teised on paremad. Ma ei mäleta enam teisi, sest ma ei ole neid väga ammu söönud. Paremaks. Aga siuke moosi maitse jäi nüüd suhu. Rehviliidule tehtud ettekirjutuse täitmist kontrollinud Keskkonnainspektsioon määras nõuete täitmata jätmise eest liidule 2500 eurot sunniraha. Viljandi jäätmejaamas tehtud kontroll näitas, et vana rehve võeti. Mis teed? Kastaan. Kasvad. Ja mis sa teed? Jalutaan. Tegelikult muru on päris külm ja meil on hästi päris sammalt siin. Siin on redised ja tegelikult porgand vaikselt ka tuleb. Hästi vaikselt, vaid siin on porgand. Ja vanast ajast on piparmünt siin hästi natukene peterselli see aasta. Porgand on, või see piparmünt on kõik selle peterselli ära söönud. Siin on herned. Seda laga pead kukast. Ja seal on maasukid. Natuke maasikaid. Ja sinna tulevad igast mingid salatilised. See on moon või? Siis see moon. Mis asi? Murulauk. Vaatsin need noored moonipoisid. Moonid. Esimene sääsk koduaias. Puhksin ta praegu ära, aga meil on üks padjavaras, kes alati arvastab minu patju näpata. Mis padi sul seal kaisus on, Ei ole me oleme siin, hoiame ennast natukene sellest kogu hullusest kõrvale, et siin on siuke crazy ja jõhkralt rahvast on. Tegime veel juba pildi. Täiega mõnnud, ma täiega ei tea. Meil on täiega vaadata. Meil on esimene kõik kolmekesi. Nüüd me oleme siin, ja Triinu tuleb ka, meil on siin teised ka, me oleme nüüd Hotel Palace'is ja meil on siin turteltuvid ja meil hakkab kohe Urban Decay Masterclass. Oota, kui väike ma olen teie kõrval. Seal on Urban Decay ametlik jumastaja Julian Ward. Tema hakkab meid õpetama siin. Ja meil on siin veel teised tšikid ja Läti tüdrukud on seal pool. Nii et tuus. And then you have the eyeshadow primer potion, which I'm sure you're all familiar with, but just incredible. It's the #1 selling primer potion in the world.
mis mina endale täna ostsin. Mõtlesin, et ma olen juba piisavalt suur poiss, et võin endale lubada ise asju osta. Aga Liinale ei tohi veel öelda. Põhimõtteliselt, kes aru ei saa, siis see on nii-öelda gaming monitor. 144 MHz, mis tähendab seda, et üle 2 korra sujuvam kui tavaline monitor. Ehk siis, jäi. Naudib oma uut uhket monitori. Kell on 11 läbi ja Joelson vaatab töömeile. No see lõpp ei olnud enam, aga enne siin vaatasid töömeile. Ja mina tegin just hommikuks endal meigikohvri korda. Siis mul tuleb üks pruudi meik homme. Kindlasti üks lemmikuid, kui mingid photoshootid ja sellised projektid välja arvata, siis on pruudimeigid kindlalt mu lemmikud. Ja nüüd jälle on ka siin natuke hilisõhtuseid toimetusi, mis mina juba ära tegin. Ja nüüd ma hakkan veel seda videot monteerima. Neljapäev saab nüüd küll 47 minuti pärast läbi. Ja neljapäeva jooksul ma seda videot üles vist ei jõua panna, nagu ma algselt plaanisin. Aga ma hakkan seda nüüd kohe monteerima ja panen ta üles, nii et ta on reede hommikuks üleval. Ja hakkan pakkima. Mis sa pakid? Ennast kokku. Ja siis reedel tuleb veel 2 videot, nii et põhimõtteliselt nüüd siis reedega tuleb 3 videot üles. Aga jah. 3 videot. Aga tule nüüd lõpeta muga video ära. Järgmine kord näeme. Ei saa mulle nii valus. Me näeme juba kohe küsimuste-vastuste videos. Ma pean ära ajama. Aitäh, et vaatasite. Jah. Tšau. Tšau. Muideks ma tahtsin öelda seda. See meik on mul põhimõtteliselt üle 10 tunni praegu peal olnud. Huulepulka ma ei ole otseselt värskendanud. Ainult siia nagu keskele panin mingi 6 tundi tagasi natukene juurde. Et päris hea. Aga okei, nüüd on tšau.